Hommikust kõigile, nagu sa näed, siis ma olen alles natukene unine, et siin silmad alles hakkavad lahti tulema tasapisi. Tegelikult on kell juba 9:30 hommikul ja täna on siis laupäev ja ühtlasi ka vabapäev. Et algul pidi see puhkepäev olema pühapäeval, aga siis sai siin bossiga räägitud, et tegelikult on nagu ikkagi suht nõme, et kui pühapäevasel päeval siis antakse vabaks, on ju. Ja ma siit lähen näiteks Esperance'isse, et mul on vaja poodi minna või mis iganes teha tahad, siin ju paljud kohad kinni. Ja kuna Martinil on ka laupäeviti vaba päev, siis sai kokku lepitud laupäev. Ja nüüd ma siis joon oma kohvi ruttu ära, sest Martin tegelikult juba sõidab linna poole. Ja et lähme siis ka linna, et vaatan, võib-olla ostan veel mingit toidukraami endale siia, sest et esimese hurraaga siis sai ostetud küll, aga nagu hetkel tundub, et liiga vähe on seda asja kuidagi. Ja siis lähme vaatame veel, et mida mul siin majas nagu tarvis oleks, et mingid nõudepesuvahendeid ja asju, et saab selle päeva kuidagi Esperance'is mööda saata, saab Martinit ka üle pika aja näha ja vaatan äkki seekord õnnestub ikka juuksurisse saada, sest sellega on nagu suht pahasti. Kannan metsi kogu aeg, et keegi muu seda õudust ei näeks. Ja jah, et äkki täna midagi siis teistmoodi huvitavamat, põnevat. Õues on suht jahe, peaks mainima. Eile õhtul juba läks suht jahedaks ära, et mul on isegi õhksoojas pump praegu järel. Majas mingi 23 peale pandud, et siis siin on siuke mõnus olla. Ja enda magamist hoostab samamoodi, panen pumba järgist, eile õhtul oli ikka päris jahe. Et kui ma töölt tulin, siis pusaga oli õues täitsa külm olla. Aga täna pidi olema nii, et lühkadega on hea õues olla, aga pusa võiks peal olla. Seega dressikas seljas, lühikest püksid jalas ja kohvi sisse ja punuma siis, et vaatame, võib-olla tahaks kuskil ookeani ääres nagu natuke rohkem ka aega veeta, aga kui ikkagi külm ja tuuline on, siis ei hakka, et ma arvan, et meil on neid teisi päevi ja kordasid veel, kui me saame minna, et igaks juhuks selles mõttes lühikesed püksid ja rätik on kogu aeg autos olemas, et mine see tea on ja millal see plaan nüüd tuleb poistel, et lähme kuskile. Et siin pidi teisi eestlase veel olema, et äkki kohtun nendega ka. Eks paistab, kui Martin nendega suhelnud on ja kas neil üldse vaba on ja nii edasi. Aga mis seal ikka, katsun ärgata ja siis lähme juba eluga edasi. Teine päev tiiprippimist siis ja peaks mainima, et tegelikult teine päev on tunduvalt kergem ja tunduvalt lihtsam, sellepärast, et esimene päev oli siuke võib-olla masinaga tutvumine, maapinnaga tutvumine, üleüldiselt. Et täna juba, kui peale tulin, siis tundsin ennast mitu korda kindlamana, et siin teadsin, kuidas mida näppida, mida kontrollida, mida vaadata hommikul, hommikul. Selles mõttes et hommikul ma ikkagi käisin siis kleispreedimas. Ehk siis ma ei teagi, kuidas see kõige lihtsamini eesti keelde tõlgitud on. Aga ühesõnaga on siuke haagis traktoril, mis siis täidetakse saviga, kui ma ei eksi. Kui ma eksin, siis võib-olla mõni targem inimene parandab nüüd. Aga ühesõnaga täidetakse saviga see. Ja siis sa lähed ja puistad selle savi siis põllu peale laiali, sest et nad segavad seda liivast pinnast siis saviga, et siin hoiaks paremini niiskust ja see vili paremini kasvaks siin. Aga kuidas see haagis siis toimib, on sedasi, et koppaga laetakse see haagis siis seda savi täis ja siis seal põhjas on lint, mis siis seda nii-öelda savi põhjast ennast välja liigutab. Ja siis lindi otsas on kaks sikest ketast, mis siis loobivad laiali selle. Et tegelikult süsteem hästi lihtne. Ja käisin siis hommikul, tegin seda kuni lõunani, sellepärast, et minu praegune traktor, millega ma siis hetkel tööd teen, tahtis veits näppimist, seadistamist. Pluss siis mul määriti kõik need laagrid uuesti ära. Et inglis keeles siis kriisivad on. Aga ühesõnaga jah, et kõik laagrid määriti uuesti ära, võeti see korda. Seda tegelikult peaks tegema igapäevaselt, vähemalt, ma ei tea, niimoodi lippari peal kirjas on, aga nad tegelikult igapäev seda ei tee. Meil nad teevad seda vist üle päeva, nagu ma sain. Aga praegu olen siis siin alustanud vaikselt juba uut põldu ja uue põlluga sain jälle selles mõttes natukene uusi katsumusi.
põldude vahetus on ju mapist, see on lihtne, aga kuna mul on nüüd see automaatsüsteem ka siin, mida mul eelmises farmis polnud ja see on minu jaoks uus asi, ma ei ole sellega varem tööd teinud, et siis siin esineb tehnilisi probleeme, aga ma kohe räägin sulle. Ehk siis, ühesõnaga, tulin seda järgmist põldu tegema. Öeldi mulle siis, et John Deere ekraaniga saad ise hakkama, see ei ole mingi probleem. Olen varem puutunud, olen varem tööd teinud, lihtne, minu jaoks nagu kõik arusaadav selge. Nüüd siis on see automaatsüsteem, mille jaoks on siin eraldi see tablet traktoris ja see töötab Windowsi pealt. Ja see on siis kuidagi siia nagu ära ühendatud, et põhimõtteliselt see siis kontrollib seda esimest hüdro tõstmist ja langetamist ja teeb siis seda automaatselt, ühesõnaga tagant see ripper siis ise vastavalt sellele tõuseb ja langeb, kui siis sügaval seda parasjagu vaja on. Et ma ei ole spetsialist, ma ei oska sulle võib-olla väga spetsiifiliselt ja täpselt seletada, aga ühesõnaga, ma ei tea, kuidagi lihtsalt räägituna see süsteem selline on. Nii, ja probleem siis oli see, et tulin siia, sain kõik kaardid ilusti paika, sain selles tabletis ka kaardi paika, kõik peaks olema justkui super. Ja ripime siis mingi nurga alla, me ei ripi nagu otse seda laini. See ka paika pandud, kõik kena, alustan tööd ja automaatsüsteem ei toimi. Ja tükk aega nuputasin, milles siis see probleem olla võis, kuna meil oli enne ka see sama asi. Ma enam-vähem juba natuke teadsin, kust mida näppida. Käisin kõik need menüüd läbi, ikka ei saanud lõpuks aru, milles probleem on. Siis mõtlesin, et huvitav, et kas ma saan ikkagi ise hakkama või siis pean kutsuma kedagi appi. Ütleme, 10 minutit läks pusimist ja siis sain ta ikkagi tööle. Aga siis esines järgmine probleem. Järgmine probleem see, et ta küll näitas, et ta on aktiivne ja töötab. Aga iga kord, kui ma selle nii-öelda siis panin automaatse peale tööle, siis ta küll läks alla, aga ta jäigi ühte asendisse, mitte ta ei hakanud automaatselt ennast reguleerima. Aga arvuti järgi siis ta näitas, et kõik justkui on korras ja töötab. Järgmine siuke 10 minutit ja sain siis sellele probleemile ka lahenduse, et seal menüüs on siuke koht nagu max cut, mis on siis piirab ära, mis see maksimaalne on tal. Ja tegelikult siis ta peaks ise aru saama ka mootori jõudlusest, et kui liiga raskeks läheb, et seda tõstab üles poole tagasi, siis ta jälle langetab. Ja see koht oleti seibnud. Ma ei tea siis miks, kuigi eile kõik toimis. Või tähendab üleeile. Eile siis laupäeval meil oli vaba päev. Laupäev võtime puhkema ja pühapäevast kuni siis reedenit teeme tööd. See selleks. Aga panin need asjad onni tagasi. Nüüd olen paar sükest ranne teinud, jälle tundub, et hetkel asi töötab nii nagu ta peab. Ainus asi, mis ei tööta, on nüüd see, et tegelikult see tablet, mis on siis mõeldud selle automaatse süsteemi jaoks, seal peaks ka ta trackima minu seda siis tööd. Et John Deere'is selles ekraanis ta näitab ära, et kui ma panen selle haakesjäätme siis alla, või tõstan ta üles, et kui ma panen alla, siis on see work online, et siis ta ikkagi trackib ära, mis leini pidi ma siis olen tööd teinud ja jätab nagu märgi maha, aga teisel ekraanil ta seda ei tee. Et hästi keeruline seletada kuidagi, ma ei leia õigeid sõnu selle jaoks, aga võib-olla said sellest segasest jutust midagi aru. Et näitan sulle seda ekraani ka natukene ja seda süsteemi. Pööran siin ringi ära, sest et ei ole kõige mugavam samal ajal filmida ja siis siin tööd teha. Nii, see on siis see ekraan, mis on mõeldud selle automaatsüsteemi jaoks. Ja siin see roosa ala on siis see, mida me ripime. See hall ala siin, see on see, mida me ei ripi, selle me jätame siis tegemata. Ja tegelikult, kui ma natuke sisse zoomin, vähe lägine, aga kõik see peaks olema trackitud, ehk siis peaks olema jutid näha, et ma olen selle ala juba ära töötanud, ehk ma olen selle nurga sinna teinud. Mida ta teeb, paneb mingid teised imelikud jutid, ma ei tea küll miks, aga hea küll. Selles mõttes mul otseselt seda mappi endal tarvis ei lähe. Ja mul on siuke tunne, et need numbrid panevad ka täna villast. Need ei näita seda, mida nad tegelikult näitama peaks. Küll, aga mul on siin siis see John Deere ekraan. Siit sa näed, et see automaatsüsteem toimib, tõstab, langetab ise. Ja tegelikult hetkel võib-olla ei jää kaamerisse, aga tegelikult seda teeb ka.
nii. Ja need sinised tüütid, ma olen seda kunagi vist varem rääkinud ka, ühesõnaga sinised tüütid on siis need, mis on tehtud. Valged lainid on tegemata. Ja nagu siit näha on, siis ma hetkel liigangi nüüd seda lainepidi. Ja minu järel siis tekib see sinine riba. Ja see on siis autotrack on, kõrgmood on. Siuke segane. Võib-olla tegelikult ei olegi nii segane, lihtsalt ma ei oska ise seda seletada ja selgitada nii, nagu ta võib-olla kõige lihtsamini selgitatav oleks. Aga kell on meil hetkel siis 1 läbi 10 minutit. Mul on jäänud siuke jämedalt 5 tundi veel tööd teha. Jätkuvalt olen traktoris nii, et mul ei ole telefonil absoluutselt levi. SOS terve päev, seega ma ei saa internetti mitte midagi kasutada vahepeal. Üritasin neile telefonipaketti vahetada e-SIM-i endale võtta Telstrast, aga kuna ma tahan praegust telefoninumbrit säilitada, see eeldab seda, et ma pean selle telefoninumbri nagu ümber kantima, mis omakorda võtab aega ja kuna täna meil on pühapäev ja eile oli laupäeva õhtu, siis need asjad ei liigu. Nii et eilsega ma seda e-SIM-i tehtud ei saanud ja tänu sellele mobiililevi ega internetti pole. Oleks võinud võtta autost enda Starlink Mini kaasa. Saaks siia sigaretite süütesse panna kuskile siia, ma ei tea, kütusepaagi peale või kuhu iganest ära sättida nipukaga või millegagi kinni, et ta siin püsiks ja saaks internetti kasutada. Aga ma pean mõtlema, sest kui ma paagi peale panen, siis see traktor on keskliigendiga, et kui ma keeran, siis ta liigub, et seda juhet liiga palju kaasa esikute ära ei lõhu midagi. Aga homme katsun meeles pidada kaasa võtta, eks siis paistab, kas saame hakkama või ei saa. Et veel ideaalsem oleks, kui ma ta kuidagi katusele saaks kinnitatud ja siis juhtme siit alt tooks sellest rüüst sisse ja kuna see pesa on täis, siis ma saaks ta idee kohaselt siia sisse panna. See ei ole kõige mugavam, aga no vaatame, mõtleme. Tegin väikse pissipausu ja tulin igakseks kontrollisin rippede polte. Ja meil on siin üks katkine polt. Või see on juba puudus, et teistel sõnad on olemas, siit on puudu, nii et tuleb abi kutsuda, sest et jätkuvalt veel enda tööautot ei ole, siis pole ka tööriistu ega asju, millega seda remontida siin, nii et läheme vaatame, viime Two-Way'sse, äkki keegi kuuleb mind. Aga näitan sulle traktorit ka, pole vist enne näidanud. See on siis 9420 RX, pole küll kõige uuem, aga see on siuke viisakas, päris suur elukas on. Et mina näiteks ei ole enne seda farmi sellise traktoriga tööd teinud. Minu jaoks täiesti esimene kord. Ma ei tea, kuidas sinu esmaspäeva hommik läheb, aga ma siin söön kalavõileiba ja ootan abivägesid, sest et ripperil lihtsalt jälle poldib puruks. Nagu siin ikka kombeks on ju. Kõik need, kes deep-rippi teevad, need teavad, millest ma räägin. Aga no lahe on lihtsalt see, et ma ei ole ikka veel enda tööautot saanud. Mul pole ühtegi tööriista. Mul ei ole mitte ühtegi varupolti. Ja üritasin siin Two-Way kaudu ühendust saada inimestega, et olge mulle appi. Teised on põhimõtteliselt teisel pool farmi, nii et Two-Way suht normaalselt ragiseb. Aga õnneks, ma ei tea, kas sa seda näed. Seal on mul Starlink. Võitsin enda autost kaasa, sest mul sai sellest kokku ette, et mul 12 tundi jutti, pole levi, pole netti, pole mitte midagi. Istutasin traktoris iseenda mõtetega, kuulad raadiot, sest et mitte midagi muud siin teha ei ole. Räägin, see automaatsüsteem võitis selle viimasegi töö mu käest ära, et ma ei pea isegi ripperit liigutama enam ise. Aga sain vähemalt kirjutada neile ja okei, mulle ühesõnaga kirjutati, et ma pean workshopi sellega minema. Nii et tuleb pikk sõit, sest ma olen kuskil teisel pool farmi. Lahe. Mitte, et see mingi väga oluline asi oleks, aga ma tahtsin lihtsalt ära mainida selle näiteks, et enamus farmi autod, mis sulle antakse tööl käimiseks, on suht räiged raiped ikkagi, kahjuks. Siin farmis on asjad natuke teisiti, et siis ei ole küll kõige värskem, aga okei, ütleme Toyota Hilux. No siuke on normaalse aastaarvu oma automaatkastiga. Muidu on enamus kohtades ikkagi manuaalid. Selles mõttes ülimugav sõita, automaat on ju.
teine asi, vaata, kõik klaasid on terved, ühtegi mõra, kivi, täked, mitte midagi. Väga okei. Ja no, ütleme, et on tolmune, sest see auto konkreetselt seisis sheedi all tükk aega. Aga muidu nagu suht okei, isegi tööauto kohta. Ja kõik nupud töötavad, midagi ei ole puudu, midagi ei ole ära lõhutud, midagi pole katki. Ja üks asi veel. Ma ei tea, kas sa siit aru saad, aga üritan kuskilt siit minna. Ta on nagu ülivaikne seest. Midagi krigise, kolise, nagise. Okei, jah, võitmed käivad isegi pihta, aga selles mõttes ülikõva. Aga aeg koju minna ja kuna see põld, kus ma töötan, on siuke, et sinna mitte ühtegi autoteed ei vii, siis minu ainus variant koju saamiseks on lõikega üle teise põllu sõita. Jah, see on see põld, mis ma siis tegelikult... Selle põllu ma olen juba ära lõpetanud ja siin ongi see, et meil on see mingisugune valikuline rippimine, nii et see põllu osa seda me ei rippinud, sellepärast et seda ei olnud vaja. Ja mul see automaatne süsteem nagu siis tõstab selle ripperi siis ülesse, kui ma jõuan siia alasse, mida pole vaja teha. Siis ma pööran ringi ja lähen sinna tagasi, kus ma nagu tegema pean. Et see pool on tegemata. Kurat, seal läks auto eile, et tegelikult palju parem minna sealt. Aga vähet pole, survivin. Ja siis seal tagapool, seal on kõik tehtud. Seal. Vaat seal on ülemuse maja. Aga väga pahan asju näidata nii. Vot, aga mis seal ikka tänaseks tööpäev läbi, lähme teeme kodus süüa, lähmegi duši all ja siis on hea mingid Netflixi tikse või midagi teha. Kõigepealt pean sellest põllust üle saama tee peale. Hommikuti on mustmiljon asja siin korraga teha. Et avastasin, et hüdroõli on otsas, käisin tein seda juurde. Seal auto tagakastis, täitsin selle ära. Siis määrasin ripperil kõik laagrid ära. Et eile õhtul hakkas see probleem pihta, et ripper tõusis pool viltu üles ja langes pool viltu. Ja no esmapilgul tundus, et kõik õlid asjad on korras, aga nüüd hommiku vaatasin, siis oli ikkagi hüdroõli otsas ja tundub, et selle probleemi saime lahendatud. Et nüüd siis on vaja automaatsüsteem uuesti käima panna. Et võtame siit farmi nime. Põld on meil 64. Projekt 64. Ok. Nii. Apply. Start. Siis peaks mul mappi avama. Ja nüüd see eelne, mis ma siis tegin. Et siit siin videos praegu näha jääb, aga põhimõtteliselt see ala on siis kõik tehtud ja praegu mul on siis veel teha see viimased jooned ja siit see viimane nurk, siis saab järgmisele põllule minna. Ja siit paneme start control ja siis siit peame vaatama, kus see isopus seal mul on see. Siin äkki Universal CAN Controller. Põmm, lülitame sisse ja nüüd põhimõtteliselt peaks siis olema olemas, et saab automaatselt kontrollida seda. Aga lähme vaatama, teeme esimesed sõidud ja kuidas sujub. No nii, meil on kell juba vaikselt sealmaal, et tegelikult peaks hakkama lõunat sööma ja vaikse puhkpausi tegema, sellepärast, et meil on lõunad kinni makstud. Seega, kui see makstud paus, siis mille jaoks ma pean tööd tegema. Ja tegelikult tahaks nii sirutada ja vähe traktorist väljas käia, et jah, ja täna on nüüd jälle lõpuks soe ilm, et see on vahepeal tegi ainult mingi 20 kraadi päeval sooja. Sina, kes Eestist vaatad seda videot, mõtled kindlasti 20 kraadi, see on jumala norm. Tegelikult ei ole, siin on päris jahe kui 20 kraadi ja tuul on. Et ikka dressikaga ja siis mõtled, et siis on ka külm. Täna on mingi 31 ja praegu ma tunnen, et isegi traktoris on palav, kuigi kliima ulub minna küll. Jah. Lõpetasin siin, või noh, tegelikult ei lõpetan. Mul on üks äär veel teha, üks põllu äär, aga põhimõtteliselt jätsin siis selle tee siia alles on ja tramline'i siitpoolt tehtud, siitpoolt ka tramline'i äärest tehtud ja siit siis on nurga all. Sikke äge triibuline näeb välja praegu kogu see värk siin on ja vot.
Ja kõik on täna maru hästi vastu pidanud. Kusjuures rääkides sellest ma praegu vaatan, et üks rollerinurk on maru maas, nii et tuleb vaadata, kas ma olen jälle poolik puruks teinud või mis värk sellega on. Aga jah, lähen teen siis väiks pausi, et seal ikka. Ma pean endale Starlinkile mingi normaalse kinnituse ikka ära ostma, sest praegu on ta mul seal katuse ääreküljes kinni lihtsalt nipukatega. Seal on see toru või mis iganes. Et hoiab päris normaalselt tegelikult, täna pole siiamaani kadunud, aga maru sitaseks on saanud. Ja noh, ta ei ole kõige parema nurga all seal tegelikult, aga ta töötab. Netiühendus on kogu aeg olemas ja kõik asjad lähevad ära, nii et pole hullu. Aga peaks endale hea tellima erinevaid. Auto külge tahtsin seda magnetiga, mis katusele käib. Äkki telliks ühe veel mingi iminapaga või? Saab traktoris kasutada. Ja tegelikult magnetiga saab traktori juures ka kasutada vist kuskil. Aga no mitte siin. Sest et kapott on plastik, katus on plastik. Küljed on kõik plastik. No jah, kütusepaak on plastik. Okei, no siis on ikka jama. Siis peab mõtlema, vaatama. Aga ei, muidu hästi. Et hommikul tulin vaatasin. See õlitase räägib. Õlitase hommikul rääkis, et oli miinimumis, isegi alla miinimumi. Praegu on mootor soe, praegu on normis. What? Käisin, vaatasin igaks juhuks kõik poldid asjad ka üle, et kas kõik on terved. On terved, et see oli vale alarm. Ma algul vaatasin, et on katki siin tagant nurgast. See siin, sest et see läks mul eile puruks, siit 3 polti. Aga praegu on hakk. Ma arvan, et üks neist on kindlalt lahti. See siin äkki. Jop, mis ma arvasin, mutter on lahti. Okei, vaatan äkki, mul on traktoris mingid tööriistad olemas, et ma saaks selle ära pingutada ja kinni küürata. Kes pühib mida klaasi pealt? Kes pühib vihma, kes pühib putukaid? Kõik kaduga. Kurat, mitte midagi ei näe. Teise klaasi peal ka. Juba on tagasi, on nagu juba tagasi. Kas te saate raisk? Kell on tegelikult juba päris palju. 7 äkki või õhtul. Ja ma sõidan Esperance'i poole, mul on veel mingi pool tundi minna, siis ma olen kohal. Sa küsid võib-olla miks on ja täna on tegelikult kolmapäev, et peale tööd otse läksin. Et ma lähen toon ühe tsikli. Täpsemini siis ühe 2,5 4-taktilise susu, millega siis saab farmis ringi paugutada ja ookeani ääres trippimas käia ja avastada, et ülemus andis mulle selle jaoks tööauto kastika. Ütles, et mine farmi kütte ja kõik asjad midagi kinni maksma ei pea pärast, ülimõnus. Pluss manager on meil mingisugune ka krossisõitja. Manager kohe lahkelt andis selle pealelaadimisrämpi ja kinnitusrihmad ja kõik asjad, ütles, et tavai, pane hullu. Seega lähme siis toome ära ja täna ilmselt sõit enam ei jõua, sest et ma jõuan suht hilja tagasi ja pimedeks läheb. Aga kuna mul siin boss ja kõik omavad ka krossiratteid, siis nad olid väga õnnelikud, et nad saavad kellega koos sõitmas käia. Nii et vaatame siis, mis lähipäevad toovad, et saab siin peale tööd natuke millegi põnevamaga ka tegeleda, kui ainult toas istuda ja Netflixi vahtida. Kuigi noh, ega selles mõttes ülemäära kaua valge ei ole õues enam peale tööd. Aga natuke saab ikka. Ja siis nädalavahetuseti, siis kui vaba on, et siis saab ka käia ja möllata. Et ookeani äänes liivatüünid ja siis need rannad seal ja asjad, et pidid päris vinged olema. Aga ega mul väga tööl midagi hetkel näidata polegi olnud. Et eks ma päris ilma videota teid ei jäta. Noh, kui ma räägin iga päev põhimõtteliselt sellest, et kuidas põld oli ja kuidas järgmine põld on ja mis me seal niisama peale tööd tegime, et siis see läheb ka igavaks kätte ära, et vaatame, võib-olla see nädalavahetusel on koos teiste eestlastega midagi huvitavamat teha, et siis saab jälle mingit põnevamat sisu juurde. Ja jätkuvalt tänan kõiki teid, kes te olete mulle kirjutanud otse kuskile Facebooki,
Instagrami olete kiitnud seda, mida ma siin üldse teen, et selles mõttes tagasiside on alati positiivne, alati annab mingit motivatsiooni juurde. Aga peamiselt ikkagi inimesed kirjutavad mingite küsimustega, küsitakse Austraalia kohta, küsitakse, et kas ma oskan neile tööd soovitada ja nii edasi. Et jah, pinge, nii palju kui ma oskan, või nii palju kui ma tean ja oskan, siis ma ikkagi aitan. Aga paraku ega mina ka kõike ei tea. Kiire iga hommikune kontroll, vaatame, et kõik õlid oleks sees, kõik asjad oleks korras. Ja siis täna on see päev, kui peab jälle ripperit hakkama kriisima. Teeme selle ära ja siis vaikselt tööle hakata. Kuradi kapott kaalub ikka päris palju, seda siin annab üles kangutada. No tere hommikust kõigile teile, kes te minu videoid jälgite. Nagu sa näed, jätan traktori põllule, lähen jalutan natuke. Seis selline, et vahetasin põldu nüüd siis, lõpetasin ühe ära, mis ma tegin ja alustan järgmisega, aga auto tuleks ka lähemale tuua, et muidu on õhtul see olukord jälle, kus peab kõndima mingit meeletut vahemaad selle jaoks, et autone jõuda ja koju minna. Ja vahepeal on üldse nii olnud, et siin mingiks hetkeks sain endale siis tööauto ja kõik tööriistad ka on ja oligi väga hästi. Aga järsku otsustati ümber, et ei, me ikkagi peaksime siis 3 inimese peale hakkama ühte autot jagama, mis kõlas minu jaoks nagu päris kehvasti, sest see eeldab seda, et kui mul nüüd päeval näiteks midagi juhtub traktoriga, ripper läheb katki või ma pean workshopi minema asjade järgi, siis ma pean kogu aeg kellelegi helistama, et kuule, tšau, kas sa nüüd saad mulle appi tulla? Et selles mõttes päris sitt. Ja kuna täna oli veel siuke päev ka, et ma hommikul veits olin uimane, magasin natukene sisse ja ma lihtsalt ei jõudnud enda lõunasööki ja asju valmis. Siis tulin tööle enda autoga, sest et ma mõtlesin, et nii on kõige lihtsam. Lõunapaus tuleb, siis ma saan minna koju sööma ja pärast tagasi tulla nii, et keegi teine ei pea selle pärast kannatama. Normaalne mingi kuradi traat on siin maas ja et ma seda autoga üleval sõitnud praegu. Aga jah, ühesõnaga vähe siuke nõma olukord siin hetkel. Ma loodan, et nad saavad sest ise ka aru, et tegelikult mul on autot vaja selle jaoks, et tööl käia. Või nagu selles mõttes minul eraldi autot. Et me kõik töötame erinevates farmi otsades, teeme erinevaid asju. Seega, jah, ma arvan, et ühest autost ei piisa meile. Ja ega siin muud tegelikult ei olegi, et eile oli meil laupäev vaba jälle ja käisin Esperance'is, käisime Martini ja teiste eestlastega jälle seal pubis. Iga kord ma unustan selle pubi nime ära, mingi jänese logoga on. Suu viivab. Paistik. Aga jaa, selles mõttes pitsa ja väike õlu ja õhtul koju tulles käisin veel tsikliga sõitmas. Tegin siin mõned tiirud ja ega muud väga polegi, et üritan vaikselt uuesti energiat leida, et siis see uus nädal ka üle elada. Vaata seda massiivset küpsisepakki. Nagu ma sain poes veits skämmi, ma ostsin endale suure pakki Oreot, mõtlesin, et seal sees on need tead küll need tavalised silindrikujulised pakid, kus on need küpsised. Tegin seal suure pakki lahti, seal sees oli terve hunnik siukseid. Ja see pakk on siis üldse siuke väga põnev. Siin sees on 3 küpsist. Nagu, mida asja? Nüüd ma pean vedama neid mingi tohvi alt kaasa, et ma saaks küpsist süüa. Nojah, põnev, mis seal ikka, sööme siis sedasi. Nagu ikka, siis on juba pisut aega mööda lõinud ja tegelikult täna siin üritasingi traktoris siis videod kokku editida tasapisi jupikaupa, et meil endal lihtsam oleks.
et siis, kui üks kord see nii-öelda päev kätte jõuab, millal jälle video tuleb üles laadida, et siis mul on natukene kergem endal. Aga nüüd esimest korda siis sain hakkama sellega, et suutsin ära kustutada mingi osa videomaterjalist täiesti kogemata, enese teadmata, et siin eile äkki või üleeile. Ma tean, et ma õhtul kustutasin telefonist igast üleliigset pilti ja videoid ära ja ilmselt ma kogemata kustutasin need ka ära, mis vajalikud olid. Ja kuna ma kustutasin nagu selle deleted folderi ka veel tühjaks, seega siis mul ei ole neid enam. Et aga pole hullu, vast selles suhtes midagi väga olulist puudu ei ole, midagi väga olulist kaduma ei läinud, et tegelikult lihtsalt rääkisin natuke Tšiklist, näitasin seda lähemalt. Aga ma arvan, et jõuab seda ka veel näidata, rääkida sellest, mis see on, miks see on, kust ma selle sain ja nii edasi. Et jah, väga suures pildis väga palju midagi uut ja põnevat ei ole. Jätkuvalt olen ilma tööautota siin jagelema hetkel selle teema koha pealt. Et farmi turvalisus ja ohutusnõuded ei luba mul põhimõtteliselt Tšikliga tööl käia. Minu ülemus küll isiklikult lubaks, aga kuna meie ettevõte on siis hästi suur, ehk meil on neid farme üle terve Austraalia, siis peakontor ütles, et ei, et see ei ole lubatud ja see on väidetavalt väga ohtlik. Aga jah, pole midagi teha, kui nii, siis nii. Et ma ütlesingi ülemusele, et okei, et ma ei hakka talle nagu probleeme kaela tooma, sellepärast, et me kunagi ei tea, millal see, ma ei tea, mingi teise kontorevent siia sisse lendab meie farmi ja kui ta mind näeb kuskil sõitmus, siis on pahandus. Et noh, ma ei viitsi nii. Seega ei saa Tšikliga käia, peame kolmekesi praegu siis üht autot jagama, mis on minu jaoks täiesti debiilne, sellepärast, et ma saaks sellest siis aru, kui me kõik käiksime ühes samas kohas tööl nagu ühe sama põllu peal või lähestikku, aga mina olen ühes farmi otsas üksi keset seda suurt tühjust siin. Ja teised on teisel pool farmi ja teevad spreadingut jätkuvalt. Et jah, selles mõttes nõme, aga no näis, vaatame, mis sest asjast saab, et äkki ikkagi võtavad aru pähe, et näiteks täna hommikul juba oli mul vaja kriisida siis enda ripperit. Tulin siia ära, helistasin, ütlesin, et kuulge, et mul ei ole enam määret seda siis tavotti nii-öelda, et kas keegi saaks juurde tuua, et kahjuks ei saa, et kõigil on tegemist. Ma olin nagu okei, aga mul pole autot ka, et ma ei saa sellele järgi minna, et mis nüüd siis saab. See öeldi, et täna ei kriisi. Ma olin nagu veider. Aga nojah, mis seal ikka. Et selles mõttes õues on täna nagu päris soe, nagu okei, tuule käes, ma ütlen mingi siuke 23-4, aga siuke hästi mõnus on olla, et ei ole siuke lämmatav palavus, vaid saad ikka normaalselt olla. Aga maapind kõik virvendab, kui sa ikkagi põllu peale vaatad, siis on kõik siuke, you know. Ja see siis neil viimane põld, kuidas ma siis ütlen, meil põhimõtteliselt on praegu olnud siis 1, 2, 3, 4 põldu järjest, aga 11 otsas niimoodi, et ma ei tea, 63, 64, 65, 66, 67 ja nüüd homme on siis mul viimane põld kõige otsa peal ja siis ma hakkan kõrvalt tagasi tulema ja seal on vist veel 6 põldu. Niimoodi, et tegemist on tegelikult omajagu ja üritan siin traktoris aega sisustada, et kuna see automaatika teeb minu meelest kõik kõre, ega mul siin väga palju tarka teha pole, et vaatan TikTok'i, kuulan podcast, Netflixi vaatasin siin üks päev, YouTube'i videoid. Kellelgi veel midagi põnevat soovitada on, mida teha siin, andke märku, et sõpradega olen videokõnesid asju teinud. Starlink toidab. Nagu ikka siis enamus päevadel lihtsalt ei ole aega filmida ega mitte midagi näidata, sellepärast et tegeled tööasjadega. Ja teine asi näiteks, kui ma nüüd seda deep briefing-ut teen, et tegelikult see on üks ja see sama, et seal ei ole mitte midagi põnevat näidata. Aga nüüd, kuna meil läks Preeder katki, siis me tegime kerge vahetuse, et minu asemel läks siis deep briefimist tegema üks saksa tüdruk, kes meil siia tööle tuli. Et esimene päev õpetasin ta välja, nüüd ta siin majandab teeb. Mina saan siin mingeid muid asju teha senikaua, kuni
spreeder jälle korda saab ja me saame clay spreading ut tegema hakata siis. Et kuna clay spreading uga me oleme ajast suhteliselt maas ka, et siis ilmselt tuleb meil 2 vahetust. Hakkame siis päeva ja öö vahetust tegema, et sellega ühele poole saaks. Jah, ma ei kujuta ette, mis siis deep rippingust saab, sellepärast et meil ei ole nii palju inimesi, et nagu saaks teha päeva öö vahetust clay spreadingu peal pluss veel deep rippimist otsa, et see läheb natuke liiga paljuks, et eks mingi süsteem tuleb välja mõelda, eks siis näha ole. Aga eile näiteks remontisin terve päev otse ülemuse poja autot. 14-aastane poiss, tal on siin üks Nissan Navara, millega siin mööda farmi ringi kihutab, aga starter andis otsad ja proovisin seal erinevaid variante, kui raputab. Et proovisin erinevaid variante, kui tuli välja, et starter on ikkagi kutu, nii et jäi hetkel nii. Ülemas tellis uued varuosad ära ja kui kohale jõuavad, siis aitan ära vahetada ja korda teha. Aga momendil siis sõidan ülemuse Hiluxiga ja liigungi sinna põllule, kus siis see Saksa tüdruk meil deep rippingut teeb, sellepärast et ta kirjutas mulle ja ütles, et ripperil on üks bolt puruks, mida tal traktoris pole. Ja kuna ma parasjagu olin ülemuse juures majas, aitasin tal kodus mingeid asju teha, sest et täna ikka rahulik päev. Siis ülemus koha andis mulle enda auto ja ütles, et davai, mine mölla, mine tee, remondi ära. Et siuke mõnus vaheldus jällegi. Aga no näis selles suhtes, et kui iga päev siukest tiksumist teha, siis päris nagu ei viitsi. Aga täna vahelduse mõttes on hea. Et töötunnid kirja ja saad midagi teistsugust siuke, jah, kuidas siis öelda, mõnus vahelduse mõttes. Aga nädalavahetuse koha pealt ma nüüd ei teagi, et tegelikult siin Austraalias on see pikk nädalavahetus nüüd. Paneme 4 veo järgi, siin on suhteliselt liivane. Et kuna Austraalias on see pikk nädalavahetus, siis see tähendab seda, et tegelikult on laupäev, pühapäev ja esmaspäev vabad paljudes kohtades. Minul ilmselt mitte, aga ma katsun ikkagi rääkida, et äkki ma saan endal laupäeva ja pühapäeva vähemalt vabaks teha, et ma tegelikult võiks esmaspäevad tööd teha, siis kui on see public holiday ja Austraalia päev, siis nii öelda. Et mingisugune idee ja jutt oli siin eestlastega koos midagi teha, planeerida. Et ülemus sellepärast tahtis nagu tegelikult meil laupäev, pühapäev tööl plaani teha, et tal lapsel on vist esmaspäeval sünnipäev või teisipäeval, ma ei mäletagi, et siis teeks nagu esmaspäev, teisipäev vaba. Aga ma uurin, et äkki ma ikkagi saan nädalavahetuse vabaks teha, sest et muidu on jälle see, et kõik teised teevad midagi ja mina osa võtta ei saa. Kui ma muidu nendest uutest Hiluxitest väga palju midagi nagu ei arva, siis see on isegi päris mõnus. See on juba facelift uute kellade asjadega, natuke uuema ekraaniga. Tegelikult mul korralik küsimärk, kus ma minema pean, aga nüüd juba tuli meelde. Et kõigest 44,9 000 läbi sõitnud pill ka, et suht värske ikkagi. Plus muidugi vinged tööriista kapid asjad, tõstekitid, Starlinkid, kõik kogu pauk. Et tegelikult on päris mõnus auto. Näitan sulle ka seda autot lähemalt siis natuke. Numbrimärk on kõver nagu neil kõigil, sest et neile meeldib ikka siin kihuta ja loomast alla ajada. Aga nagu ikka, 2 antenni, üks siis on raadiosaatja jaoks, teine on siis see telefonilevi võimendi, nii nagu neil kõigil. Sellel autol on siis korralik tõstekit, vähe karmimad rehvid, päike paistab nii hästi, et ilmselt väga palju näha ei jää, aga full toon klaasid igal pool, siis ees taga katusraam, katusel on Starlink, siis on snorkel, nagu neil ikka. Sellel on päris ilusad metallstanged, mulle isegi meeldivad siuke LED-tuledega ja vähe uhkema disainiga, et astmelauad ja must velg ja taga on siis siuke vähe vingem tööriistakast, et muidu need on siuksed vanad King Chrome'i omad või midagi, aga tal on siis veits uhkemad. Ja kast on siis juba uue süsteemiga, uued lukud, et vanad on need, nagu ikka teate, ja need on uued. Ja ega siin väga palju muud pole, et võrreldes eelmise farmiga, siis eelmises farmis oli veel bossi autodel tavaliselt kompressorid ja kõik muud asjad peale, kes vedas koera ja kõik, siis siin farmis sellest nii väga lugu ei peeta. Siin pigem on enda mugavus ja turvalisus eelkõige, koerasid kaasas ei veeta, sest meil polegi siin väga koerised. Ja jah, selline see pill on, et nagu sa näed, siis juba
uuema spidomeetriga ja vähe ilusamate kellade ja asjadega, et automaatkast, nii nagu meil siin farmis kombeks. Tegelikult meil on paar manuaalkastiga autot ka siin. Näiteks üks single cab Hilux, millel on vist läbisõit kõigest, mis töötas 19 000. Et jah, mõni manuaal on ka, aga üldjuhul ikkagi on kõik automaadid. Aga mis seal ikka, traktor sai korda. Lähen nüüd tagasi ülemuse juurde, vaatame, mis seal teha on.